Tere! Meie tänase saate teemaks on erinevad aiatüübid meie külamaastikel. Milliseid on kunagi olnud ja milliseid me täna veel võime näha ja eelkõige keskendume just puitaedadele. Saates tulekul, mis on aonaaed, milleks sobib rõhtlattaed, kuidas keerata sidusvitsa, mismoodi teha roigasaeda, kelle jaoks on vajalik varbaaed ja millal ilmusid lippaiad. Tõenäoliselt on üsna raske uskuda, aga enne 20. sajandit oli meie külamaastik täis erinevaid aedasid ja tarasid, mis piirasid karjamaid ja taluõuesid. Ja kui täna teeb peremees aia pigem selleks, et tähistada oma krundi piire, siis kunagi oli aedadel väga praktiline otstarve. Nimelt see, et koduloomad või karjaloomad minema ei saaks ning pahandust ei teeks. Aia tähtsust ei saa Eesti talukultuuri juures alahinnata. Juba sõna aed ise on põline Eesti sõna ja on kasutusel ka mitmetes väljendites, nagu näiteks aia taha minema. Eesti taluaedadest ilmus eelmisel aastal ka raamat nimega Suur tararaamat, mille autor Maret Tammjärv Eesti Vabaõhumuuseumist on põhjalikult uurinud meie külade traditsioonilisi aedu ja tarasid. Igasugused tarad ja piirded on kuulunud vältimatult põllumehe elu juurde. Ega see talupidamine, loomapidamine, viljakasvatamine poleks ju mõeldavgi ilma piireteta. Et kõik see vili, mis põllul kasvas, vajas kaitset nii koduloomade eest, kes vabalt ringi hulkusid omal ajal ju tegelikult ilma järelevalveta, ja metsaloomade eest muidugi ka, et selles mõttes on nende põldude ja heinamade kaitseks alati neid vaja olnud. Nii et nad on olnud vähemalt siin sellest ajast Eesti maastikel, kui meil see paikne asustus on välja kujunenud, kui see niisugune põllupidamine, karja kasvatamine on omaseks saanud. Mida siis aiad ikkagi markeerisid, et milliseid alasid? No aiad on alati muidugi markeerinud õueala, see on selge, see on nagu ikkagi inimese koduring, mis on aiaga ümbritsetud olnud ja ta tähistab ka nagu omamoodi oma ja teise vahelist piiri, et ta on alati nagu omandimärkijad olnud. Aga kahtlemata tõesti nendel aegadel, kui oli veel loomade selline ühiskarjatamine ilma järelevalveta, siis olid kõik põllud. Ja ütleme, kui oli 3 väljasüsteem, siis iga põlluväli pidi olema aiaga eraldatud omamoodi, siis kõik karjamaad, kõik heinamaad, seda on päris raske tänapäeval ette kujutada. Ja veel raskem on ette kujutada seda, et ütleme, kui oli see selline kogukondliku või niisuguse külakogukondliku korra tingimustes elamine, siis tehti need ühised aiad muidugi ühiselt. Aga pärast seda, kui näiteks talud juba päriseks ostetakse, siis ikkagi päris peremehel tekib see omanditunne palju suurem, siis tekib neid tarasid veelgi rohkem meie maastikele. Et seda on tegelikult ju täitsa raske endale ette kujutada, et see 19. sajandi teine pool, võib-olla see sajandi vahetus oli kõige tararohkem aeg isegi, sest et kes peremeheks saanud on, siis jagati ju talude päriseks ostmise aegu ju tehakse krundid, eks ole, et nagu võimalikult koondada ühe talu kõlvikud kokku. Aga igaüks tahtis ju siis veel eraldi sealt kõik need omad karjateed, omad karjamaa jupid, omad heinamaa jupid, et kõik need läksid tarastamisele. Ja neid tarasid tõesti seal, ütleme, päris peremeeste aegu oli 10 kilomeetrite kaupa vahel, mida tuli igal kevadel siis nagu parandada ja uuendada, et see on väga tararohke aeg olnud. Aga need suuremad, eks ta on niimoodi, ütleme, praegugi siin seisame, on niisugune moodsam aed, nagu see lippaed, mis tuleb ka seal sajandi vahetusel, 19. 20. sajandi vahetusel, eriti Eesti ajal. Et see uus moodne aed jääb ikkagi nagu eelkõige õueala ümbritsema. Aga need põllumajanduslikud aiad, ütleme, need karjamaa, heinamaa aiad, need püsivad need traditsioonilised etnograafilised tüübid ikka nii kaua, kuni nad vähegi kestavad, et eks neid hakatakse juba ka uuemate materjalidega parandama ja täiendama. Näiteks okastraat on üks asi, mida ju kõik mäletame väga elavalt veel.
Eesti Vabaõhumuuseumis heidame pilgu peale põhilistele traditsioonilistele puitaia-tüüpidele ja alustame kõige varasemast nii-öelda haosest aiast. See on üks kõige varasemaid aedu, võib selle kohta niiviisi öelda, et seda nii-öelda kirjanduse põhjal me teame, et selliseid aedu nimetati haoseks aiaks, sest nagu näete, et ta koosnebki, et tal on kivid all ja siin peal on siis roikad, oksad, kõik see, mis tegelikult siis peaks siis kõlvikut ehk siis seda osa, kuhu on vili külvatud või midagi muud, et seda kaitsma nii-öelda looma eest. Et isegi tänapäeval, nii nagu siin, tegelikult see aed meile sündis siia puhtalt vajadusest, et metskitsed meie aednike nii-öelda käsitööd ära ei sööks. Aga muul juhul, vanasti ta oli eelkõige ka just nimelt metsloomade tarbeks ehitatud, sest ütleme siis, kui alustati meil juba põllumajandusega, aga siis oli neid koduloomi veel nii vähe, et see vajadus nagu hiljem, mis on siin meil tekkinud, et meil oleks hästi palju aedu või tarasid, et see on nagu hilisem, see on sellest ajast nii-öelda eelkõige, kui loomad vabalt liikusid. Aga ühesõnaga kuhjati kõik olemasolev materjal kokku või kuidas selline asi moodustati? No moodustatigi nii, et siin on näha praegu, eks seal on pandud nii-öelda siis roikad risti ja siia peale siis siin on praegu eelkõige näha ikkagi, et on toodud suured oksad. Et ütleme siis ajalooliselt või kirjanduse põhjal me teame, et siia toodi näiteks ka kuusetüved või niisugused noored kuused, sest on ju teada, et kui kuusk ära kuivab, et ta on tohutult terav, et see on niisugune, siit ei tule ükski loom läbi. Et lihtsalt see kuivamise aste juba ise tagab selle. Ma korra katsun ka, et kui siin natukene niimoodi laamendada, siis tõesti tundub, et et ütleme, et kui sa siit eks ole, et ta on terav, ta on valus ja sellega ongi nii, et hea küll, ma murdsin siit ka praegu midagi maha, on vaja kõrgendada, siia tuuakse uued oksad peale. Et ma mäletan ka seda esimest hetke, kui me seda siin tegime, olidki tohutult tormi murtud tohutult suured need männioksad, panime siia peale, see oli tohutult roheline, et mis see nüüd on. Järgneks kevadeks olid ju okkad kõik kadunud, aga see ongi, et tegelikult see on ju valus, see on ju terav, et ega sa ei taha siia tulla ja ütleme suvisel ajal, kui siia asja on, talvel siia pole ju asja, suvisel ajal ei tule ju nii-öelda ilma riideta, eks ole, et valus on jah, inimene ka siit ju tegelikult ju üle ei tule, loomast rääkimata, loom on ju targem ikka selle koha pealt. Rõhtaiad ehk lattaiad olid maapiirkondades kõige tavalisemad karjaaiad. Eriti rohkesti tekkis rõhtaedu või ka roovikaedu ehk ka mulkaedu pärast talude päriseks ostmist krunditud maadele. See on rõhtlattaed, et tegelikult siin on ta nüüd siuksest väga peenest ümarpalgist tehtud, aga see võib olla ka nii-öelda lõhikutest tehtud, et vahet ei ole, et see sõltub alati sellest, milline materjal on. Et see on ka üks vanimaid tüüpe ja selliseid aedu eelkõige siis tehtigi karjamaade ümber oma siis nii-öelda õueaeda või siis see piirata, et nii nagu ta meil siin konkreetselt ka muuseumis on, et ta piirab siin ära selle aiamaa osa õueaiaga. Et tavaliselt on siis aed kinnine, praegu on siit pulgad lahti võetud, et oleks läbikäik, et see on ka see, et iga aia juures on ju tohutult oluline. Need pulgad siin liiguvad ja nendest moodustub värav. Jah, kohe tõstame ta õigeks, eks ole, see käib siia peale, niiviisi. Ja siit saab järgmise, ja siit käib järgmine, eks ole, et nii, ja siit alumine täpselt samuti, et nii see aed visuaalselt ongi, et kui tuled koju, vaatad, kõik on korras, eks ole, et nii. Ja tegelikult sellised väravad ja ülekäigud olidki ju kõikidel aedadel, see aed pidi ju kinni olema, ta pidi ju looma eest kaitsma, eks ole, aga kui oli vaja läbi minna, siis see oli üks lihtsamaid variante, eks ole, et alati ei saa ju teha sellist päris väravat, sest kes siis läheb seda väravat nii-öelda niiviisi avama. Nii, ma panen need praegu tagasi. Siin ma vaatan, et teil on kõik need kinnituskohad ka vitstest. Jaa, siin on ikka. See olekski ainuõige lahendus. Tähendab, ütleme nüüd niiviisi, et ikka, et vanasti oli ju metall niivõrd kallis, eks ole, et kui talupoeg oma metsas sai selle puu, siis see oli nagu oma tegemise vaev kõik, aga
kindlasti, mida ta pidi ostma, oli ju nii-öelda sepa juurest raud ja sool olid ju need, mida siis tegelikult nii-öelda talupidajad ostsid, et kõik muu toodeti omal kodus. Nii et noh, kui mõelda seda ja mis siis see sepanael maksis, et noh, see oli ju niivõrd kallis, kes siis seda aeda pani. Et sellega, kui oli vaja, tõesti noh, seda kasutati muuks otstarbeks. Aga sidus peab ju väga hästi vastu, et kui mõelda selle peale, et sellised aiad, nii-öelda puitaiad, noh, nende iga on keskelt läbi 10 aastat. See on kõik selleks ajaks läbi. Ja kui oli vaja, et nüüd midagi juhtus, mõni sidus katki läks, siis see polnud nagu öeldakse raketiteadus, pandi uus sidus ja oli aeg parandatud, sest nagunii igal aastal kevadel jüripäevaks tulid ju kõik aiad üle vaadata, et noh, loomad paha peale ei pääseks. Ja siin on ka väga hästi muide näha, et kui me isegi seda sama nurka vaatame, et see kõige alumine vits on nii-öelda kuusevits, aga noh, see on ka, et kui ma nüüd natuke jõulisemalt tõmban, siis ta läheb ju päris katki, eks ole. No ma ei lõhu teda ära, sest no miks ma peaksin lõhkuma, eks ole. Aga siin peal on juba uued vitsad, need on kasevitsad. Et lihtsalt noh, see sõltub ka, et mis materjal on käepärast sellest tehakse, et noh, kuigi ta näeb niisugune natuke rööbakas välja, aga tegelikult on ta tugev, sest noh, see asi ise on, noh, kuusk on väga tugev, kui ta on ära kuivanud. Ja siin on kasutatud kadakapuud. Ja kadakas on nagu püstroikaks väga hea või püstpostiks, et kadakas on, noh, ta on ikka, ütleme nii, et 7 korda vastupidavam kui kuusk, et noh, kuusele, mõtlen, et kuusele öeldakse keskelt läbi, et on 10 aastat nagu see vastupidamine, siis kadakas on 70. Ja see siin on siis... See sõltub nüüd sellest, missugune puit sul parajasti seal siis kasvab, et kui sul on palju lepavõsa, siis kõlbab selleks puuks ka lepapeenike tüvi, eks ole. Siin on nii noort mändi, siin on kuuske, kuigi siin tegelikult konkreetselt noh, on männi nii-öelda need noored männid, mis siia on võetud, et noh, see on ja sõltus ju, et kuidas oli vaja sul, kust koha pealt nii-öelda seda materjali võtta. Sest noh, aia tegemisega on ka niiviisi, et noh, see tegelikult seda materjali läheb tohututes kogustes. Et ma saan nagu aru, et noh, praegusel ajal ka, et noh, kui on see tahtmine, et sa tahaks nagu aeda teha, et siis inimene peabki kõigepealt mõtlema seda, kus on mul see mets, kas see on mu oma mets või ma pean selle ostma. Sest kui sa pead selle ostma, siis noh, arvestades nagu öeldakse, et iga vits, iga roigas, iga puu jupp sul maksab, et siis selle aia maksumus tuleb nagu öeldakse tohutu. Et noh, selle peale peab nagu inimene mõtlema. Puitaedade erinevad osad on hea omavahel vitstega kokku siduda. Siit ka väike õpetus, kuidas vitse keerata ja aia külge kinnitada. No tegelikult selleks, et siis seda aia sidust nüüd teha, siis ongi, et on võimalus teha 2 materjalist, kas tehakse kasest või tehakse kuusest, et praegu Villem näitab meile, kuidas siis seda kasevitsa nii-öelda läbi mudida kõigepealt selleks, et temast üldse seda sidust saada, et sellele vitsale jäetakse siis niisugune laiem nii-öelda ülemine ots, sest see on see, millega siis pärast kinnitatakse see ja nüüd ta pöörab selle läbi, korjab selle pihku kõik niiviisi, et põhimõte on see, et see peab olema siis kogu aeg ühtepidi keeratud, vahet ei ole kas päripäeva või vastupäeva, see on nii, kuidas kellelgi nagu see on, kes on paremakäeline, kes vasakukäeline, keeravadki erinevad, et selles ei ole asi lihtsalt, et üks vits tuleb ühtemoodi läbi keerutada. Ja kui ta on piisavalt, no, praegu on ju värske nii-öelda oks, seda on ka hästi lihtne nagu keerata, noh, võrreldes siis sellega, kui on nii-öelda kaua seisnud, et need on siit värskelt nii-öelda võsast võetud oksad. Et noh, nüüd on ta praktiliselt lõpuni jõudnud oma selle keeramisega. Nii, et nüüd kõik selle ettevaatlikult krutib lahti, sest siin on ka, noh, mõnikord juhtub see, et noh, liiga tormakalt hakatakse keerama, murtakse ka see vits nagu ära. Et see lahtine ots tuuakse siis ümber ühe püstise toika, nii-öelda fikseeritakse, keerutatakse siis teisele otsale ümber ja nüüd, kui ta siit ümber siis teise toika selle paneb, et siis ongi, et hakkab nüüd nii-öelda moodustama 8 sellega. Aga väga tihti selleks vitsakeerajaks võisid olla siis nii-öelda noored poisid või poisikesed, nii-öelda lapsed, kes õppisid ametit.
et tegelikult ka, et noh, siin praegu me nägime, et see vitsa keerimine käis nagu suhteliselt lihtsalt, et noh, ma arvan, et selleks, et noh, mõista seda noh, lihtne või mitte lihtne, eks ole, et tasuks seda endal kõigepealt proovida, aga et muul juhul noh, vot ongi nii, et kui vitsad on jämedamad või kui meil on tegu kuusevitsaga, mida tuleb ka siis nii-öelda lõhestada ja siis keerata, et noh, käed nagu ei jõua seda teha, et siis selleks oli hea, kui oli siis mõni noorem nii-öelda. Ja lõpp fikseeritakse siis kas siia nii-öelda ülemise rõnga vahele või tuuakse siit alt päris pikalt läbi. Aitan äkki siis sellega peale. Pane siit poolt läbi. Lükka veel natuke. Kuni 19. sajandi lõpuni oli Eestis kõige enam levinud roigas ehk püstandaed. Sellega olid piiratud õueaiad, rohu- ja karjaaiad ja ka põlluaiad. Roigasaed olevat nii tugev, et ka siga sealt läbi ei lähe. Et tegelikult, kui me vaatame seda aeda, eks ole, et me näeme, et siin on nii ümarat hirt pandud, eks ole, siin on lõhikut. Et jälle, et seda aed ja aia välimus ja kõik see sõltub sellest, kui pikad on su nii-öelda lõhikud, missuguse nurga all sa oma aia teha saad, kas sa teed ta kõrgema, kas sa teed ta madalama, eks ole, noh, see on küsimus on selles, eks ole, kas praegu selline aed peab kedagi kinni. No arvata on, et vast ei pea, eks ole, et seesama, et noh, minu enda käestki on küsitud, et noh, ma tahaksin visuaalselt oleks nagu noh, ilus ja päris, eks ole, aga et mis ma teen, et noh, mul koer tuleb nagu üle. Mõtlesin ka, et noh, et aga pane siis meeter seest poolt tegelikult üks võrkaed, kõrgem võrkaed, millest see loom üle ei tule. Et need postid samad, mis sa sinna võrkaia vahele paned, et kaugemalt visuaalis, noh, ta joonistub selleks samaks tervikuks, et noh, niisama lihtne see ongi. No aga räägi lühidalt, kuidas sellist aeda tehakse? Väga lihtne. Kõigepealt peab sul olema see, kes ütleb sulle, et ma tahan siia saada aeda, eks ole. Siis tuleb peremees ja võtab püstroikad, vaatab kõigepealt, mis materjal tal on ja noh, ütleme nii, et see siin ei ole praegu meetrit, eks ole, see sammu vahe. Et on teada, et nii-öelda, et noh, ütleme siis laias laastus reegel on, et kuni meetrine vahe, kuhu pannakse siis 2 paari, lüüakse siis niiviisi püstiseid toikaid maa sisse, nad lüüakse niisuguse väikese veetähe kujuliselt, et mitte päris otse nii, nagu nad siin tunduvad, vaid väikeselt veetähe kujuliselt. Pannakse siin 3-4 tükki ära, nii perenaine on öelnud, tahan, et oleks rinna, nii et oleks mugav toetada, kui naabrinaisega räägin, eks ole, selge. See on see, ütleme siis see rinnakoht, eks ole, selge, siiani peab jõudma siis ülemine latt. Selle järgi peremees vaatab, hindab oma materjali ära ja ütleb, ahah, okei, nii palju on, teeme selleks, et sa saaksid nii kõrge, tuleb siia siis antud juhul siin vist on 6-7 lõhikut või roigast, eks ole, tuleb rohkem, teen natuke suurema nurgaga, et küsimus ongi nüüd, et kui me vaatame siit seda sama, siis siia joonistub meile kooliajast tuttav kolmnurk, noh, nagu öeldakse, et see geomeetria, ega siis seda osati ju vanasti ka, et noh, selle koha pealt niisama lihtne ongi ja põhimõtte aial on see, et ülemised otsad eelkõige toetuvad siis vitstele, et neid vitssiduseid ei tehta liiga palju, ei ole mõtet siia iga selle vahele teha seda vitssidus nii-öelda iga post siia sellesse vahesse, eks ole, et alt tõmmatakse, tehakse siis esimene sidus, sellega tõmmatakse nagu siis enam-vähem need toikad nagu paika ja siis pannakse, et muidugi sealt otsa pealt, kui me nüüd vaatame, siis on nagu hästi näha, et just nimelt kõik, igal sellel nii-öelda lõhikul on siin oma vits, mille peale ta nii-öelda toetub. Oleks nüüd kõrgemat tahtnud, siis oleks siia sidus. Ja ongi, et kui siduma hakatakse, siis natukene tõmmatakse need juba kokku koomamale, eks ole. Nii et noh, need parajasti mahuvad siia vahel ja istuksid ilusti nendel siduste peal. Et noh, selles suhtes jah, need ääre või servasidused on nagu hästi olulised. Kas need roikad nüüd peavad jääma sellised pikad? Tavaliselt ikkagi jäeti nad pikad, sest see on nüüd jälle see sama asi, et
ka looma jaoks, kui ta on ebaühtlane, siis noh, mille järgi ma selle kõrguse nüüd võtan, eks ole. Tähendab, see nagu natukene tagab seda, et loom ei hakka siia sisse, noh, metsloom, et räägime sellisel juhul praegu metsloomast, et ütleme, põder ei tule siis hüpates, sest põder võtab koha pealt, noh, ütleme 2,5-meetrine, 2-meetrine aed, see on tal koha pealt hüpata. See ei ole talle nagu öeldakse, mingi raketiteadus sealt üle tulla. Aga kui siin on noh, kuidagi nii, siis tal tekib nagu see, et oota, et missuguse kõrguse ma võtan, ühesõnaga, äkki ma jätan siis vahele seekord. Noh, väike lootus on. Et ma tean, et praegusel ajal ka ja jälle, et noh, ütleme, pulk oli nii pikk. Miks ma peaksin selle praegu siit maha võtma? Sest kui mul seal all nüüd juhtub see, et ta nii-öelda ära mädaneb, eks ole, siis tegelikult ma võtan need sidused lahti, löön kirvega otsa maha ja mul on siit veel mitu korda saan tegelikult seda sama pulka, ehk see on see ratsionaalsus. Praegu me nägime, kuidas kanad ja kuked siit aedikust välja tulid, et neile ongi tehtud selline spetsiaalne aed ümber, et mis tüüpi aed see, Marike, on? See on nüüd punutud aed, et noh, nagu näete, tegelikult on siin kolm nii-öelda rõhtsalt pandud siis pulka, mille vahele siis on punutud, et see on üks niisugune, kui me ennem rääkisime siin rõhtaiast ja rääkisime siin nii-öelda teistest aiatüüpidest, siis see on ka üks nii-öelda vana tüüpi aed, et selle eesmärk ongi tegelikult kodulinde natukene nagu piirata. Esiteks, et kodulinnud nii-öelda ei läheks paha peale ja teine asi on muidugi see, et siis tegelikult nii-öelda kullilised ja sellised linnud, loomad ei tuleks, sest sellisest aiast kana ei lenda siit üle. Et tegelikult tavaliselt kanal pole ju ka või kukel pole ju mingi probleem, kui ta on otsustanud, et ta tahab teada, mis on teisel pool ja on tunda, et seal on midagi head, siis ta ju lihtsalt läheb sinna. Et selles suhtes see on kõige lihtsam aiatüüp. Varbaed. Varbaed, et ta ongi, ta koosneb nii-öelda varbadest ja sellega ongi, et sõltub sellest jälle, et mis materjal sul on, tähendab kõige lihtsam on teda ka teha, sest siia sa võid panna pihlaka oksa, siia sa võid panna lepa oksa, ühesõnaga, mis võsa sul on, seda sa paned. Ja jälle, et tegelikult kui mõni nendest varbadest nii-öelda katki läheb, eks ole, pole üldse mingit probleemi. Paned siia uue pulga vahele ja ongi kogu lugu, eks ole, et hästi lihtne teha, hästi lihtne majandada. Et just nimelt siis loomade jaoks oligi, ta tehti nii-öelda tihe ja erineva kõrgusega nii-öelda väga kõrge, et muidu sama tüüpi aed tehti vanasti või nii-öelda oli siis kombeks teha ka iluaia ja siis majandusõue vahele, aga sellisel juhul ta siiski lõigati mingisugusesse kõrgusesse, et ta oleks ka just nimelt sealt iluaia poolt ilus vaadata. Kas praegu on sellist tüüpi aiad kasutusel? Ja praegu on ja üsna palju on ka seda tüüpi aed, et tegelikult ja praegusel ajal, kui kasutataksegi seda, et suhteliselt kõrge tehakse, sest ta päris hästi peab muide tuult. Et see tundub imelik, et mis siin nagu tuult peab, aga ega siis see oli ka teada vanasti, et kui jänes talvel metsas jooksis, eks ole, ja leidis aiateiba, puges sinna taha, ütles, mis varjus see varjus. Et sama on ka sellega, et tegelikult siin siiski need, ütleme need püstised vitsakesed, nad hoiavad nii palju tuult, et otsene nii-öelda külm tuul sulle ikkagi peale ei tule. Et seda ma tean, et rannakülad üsna palju kasutavad, just nimelt tuulevarjuna tehakse omal nagu õuede juurde mingid nurgad, kus nagu, et siis tuul õue peal otse ei saaks nagu tulla. sajandi algul aga jõudsid moesuunad ka maale ja külamaastikule ilmusid linnalikud lippaiad. Tegemist on piirdeaiaga, mis enam kui eelkäijad märkis omandit ja rõhutas selle piire. No jah, me oleme lippaia juures ja ma arvangi, et see tegelikult on nii-öelda tingitud sellest, et 20-ndatel, 30-ndatel, kui tuli kodukaunistamise niisugused kampaaniad, et selline aed on ju ilus, eks ole, ta on kerge, ta on elegantne ja tegelikult ka sellest ajast, kui tulevadki nii-öelda uut tüüpi majad meil, et kui tulevad nii-öelda saadakse aru, et väike aken on perenaisel ei ole hea tume tuba nii-öelda, et see vajaks nagu heledust, et kõik see, et selline aed on ju hästi kerge, et kui me ütleme, et ainult sellised olidki, siis loomulikult ei olnud, et tegelikult
algsed lippaiad, noh, neid oli ka tükk aega varem tehtud, et nad olid hoopis teistsugused, nad olid tegelikult tehtud kisklauast. Et ja noh, jälle siis on see, et noh, kellel see kisklaud oli, et arvatavalt olid need samad, kes olid siis nii-öelda, kes tegid siis noh, ehitajad, nendel oli siis kisklauda või kes nii-öelda paate tegid, et nendel olid ka kisklauad, et noh, see siis pidas hästi vastu. Ja sama põhimõte oli, et küll, et kui me siin näeme praegu, et see on pandud naelaga, siis tegelikult need samad nii-öelda laiad lauad, need siis pandi puutüüblitega, et meil on siis selline juba kaunistatud lipp, eks ole, et siin on see ots kõik lõigatud just nimelt, et ta oleks ilus. Et noh, see ongi see, et kui oleks lihtsalt niisama ja väga tihti me näemegi aedu, millel on need lipid ju sirgelt lõigatud, siis tuleks see osa kirvega noh, üle lüüa, sest muul juhul on kõik poorid lahti ja see nii-öelda vesi, vihm ja kõik muu, mis siia läheb, et see lihtsalt hakkab väga kiiresti määndama seda lauda ära. Et noh, see ongi, et kui me vaatame, see aed on ju suhteliselt uus, et noh, siin on näha kõikidel need naelad on roostes, eks ole, et noh, tegelikult võib-olla mõned naelad annaksid siit veel välja võtta, enamus juba mitte ja siin kõige hullem ongi see, et noh, lihtsalt siia on juba sisse kirjutatud see konflikt, noh, puit ja raud, et noh, nad hakkavad nii-öelda teineteist, et puit soodustab seda, et raud hakkab korrudeeruma ja korrudeeruv raud hakkab lagundama puitu, et see lihtsalt on niiviisi. Aga noh, nii nagu on, et ega siis puitaia iga, noh, ma ütlen, et loetakse ikka 10 aastaks ja kui nüüd elada selles tempos, milles meie esivanemad kulgesid, siis tasub meeles pidada seda, et kõik aiad ja tarad pidid olema valmis või parandatud jüripäevaks ehk 23. aprilliks. Nii et jõudu tööle teile, kohtumiseni!